edasi ja nüüd on meil Uno ruum ja kahekesti kohe. Ja teemaga me lähme siis rohkem Palmse juurde, et Palmse dokumentide põhjal, mida Uno kõik on siis välja uurinud aianduse kujunemisest ja triifhoonetest siis siinsete. Tere! Olime siin ebaviisakalt tagumikuga seltskonna poole, ütleme siis ilmselt teistlik nägu ka pöörata. Mina olen Uno Trumm ja olen Virumaa Muuseumide Sihtasutuse teadur. Ja tegelikult ma pean kohe ütlema, et triifhoonetega ma väga tegelenud ei ole. Aga kui pakuti sellist võimalust, et võiks rääkida natuke see Palmse aiandusest ja triifhoonetest, siis me tegelikult paneme praegu kokku väikest käsikirja Palmse mõisa ajaloost ja sellega seoses sai uuritud ka, mis ta nüüd on siis Tallinna Ülikooli raamatukogus, Balti kogus natukese Palmse kunagiste mõisnike kalendrimärklikke. Seal on neid terve kogu kusagil natukese rohkem kui 50 aasta peale, neid on pidanud näiteks siis ka, neid on pidanud Gustav Christian von der Pahlen ja Hans von der Pahlen ja veel keegi, kellest ma täna ei oska öelda, kes ta oli, aga väga ilusa käekirjaga oli. Kusjuures selle ajal, kui Hans von der Pahlen oli mõisahärra. Aga niiviisi on tehtud majanduslikke ja muid märkmeid ja seal on ka mõndagi aianduse kohta. Ja üht-teist on siis võimalik öelda. Ja lisaks sellele Palmse on selles mõttes hea, kuidas ma ütlen, hea saatusega võib-olla siis mõis, et tema kohta on säilinud üsna palju kaardimaterjali. Ja tegelikult saab ka erinevalt ajastute kaartide pealt vaadata seda aia kujunemist. Ja natukese siis saab ilmselt sealt infot ka Palmse mõisa triifhoone kohta. Ja muidugi halva inimesena ma olen jätnud oma 3. väidika märkimata. 1980. aastate lõpus, seda on hea siis rõhutada, uuris Palmse mõisa aiandust proua Elsa Kukk ja meil on mõisas Palmses ka tema käsikiri Palmse aianduse kohta. Ta tegi uurimistööd selleks, et taastada, siis kui see Palmse mõisa taastamine oli, et taastada Palmse mõisa aeg. Ja seal on ka väga vahva selline ajalooline osa, kus sai siis nii-öelda ammutada seda, mida ma ise ei teadnud. Nii et paraku sa jätad sellise olulise asja kõrvale, aga ta peaks siin olema selle säilitada arvates. Nüüd võib-olla üks asi veel, enne kui me läheme päris konkreetseks, kui me räägime mingitest kuupäevadest, siis tuleb alati arvestada sellega, et tegemist on vanakalendri kuupäevadega ja siin peaks näitama siis seda vahet, et kui uue kalendri järgi on 1. jaanuar, siis vana kalendri järgi on juba 12. jaanuar, see on nüüd 18. sajandil. Kui tuleb juttu 19. sajandist, siis tuleb 11 päeva asemel juurde liita 12. Nii et sellega maksaks arvestada kõikide nende kuupäevade juures, mida ma juhtun nimetama, kui ma
kui ma siis nüüd juhtun. Ja algaks peale aastast 1753. See on nüüd esimene kaart, mis ühtlasi kujutas ka Palmse mõisa südant. Selleks, et ära markeerida seda kohta, kus me oleme, ma tõin eraldi välja Linnase rehi, kõikide teiste hoonete nimed ja asukohad on ka täiesti olemas. Ma lugesin selle reklaami pealt, mis tänast üritust reklaamis, et me saame kokku Linnase Rehetores. Et see jätab sellest asjast natuke see vale mulje, see tegelikult siin on mõisa Linnase rehi. Et see on natuke see teine asi, Rehetares on rohkem inimeste elama, eks ole, rehealuse ja rehehoone ja kõige muuga, aga see siin on ka küll lõpuks elatud, aga see ei ole päris selleks otstarbeks rajatud. Ja mis me siit siis näeme? Näeme seda, et mõisal on ilus prantsuse stiilis park ja tegelikult on ka mõisa, kas ma tohiks paluda, ma nägin teil oli pastakas, vabandust, ma olen teeninud kooliõpetajana üsna pikka aega ja see sõrmega näitamine, seda midagi ei oska teha. Et ühesõnaga see peaks olema nüüd õunaaia osa. Et kui lugeda neid kalendermärkmeid, siis seal räägitakse tegelikult vanast aiast ja uuest aiast. Et tõenäoliselt see, ta on siis koosneb sellisest 16 ruudukujulisest väljast, mis on teedega eraldatud, et see võiks olla nüüd see uus aed. Kus asus vana aed? Ma väga ei oska öelda. Seda ei ole nagu kuidagi paikapanemisvääriliselt ei ole nimetatud. Ja samas on teada, et seal vanas aias oli puukool ja et sinna tegelikult külvati õunapuude seemneid ja kasvatati istikuid, mida siis pärast sinna uude aeda istutati. Üldse Palmse mõisast kasvatati 18. sajandil, jutt on nüüd 70-ndatest, 80-ndatest aastatest, olid mitmesugused õunad, eraldi on välja toodud sibulõunad ja renetid, aga kasvatati ka näiteks kirsse, loome, pirne ja sidruneid, mis tähendab seda, et me küll siin selle kaardi peal ei näe, aga kusagil pidi olema see soe koht, kus neid sidruneid kasvatati. Ei ole kogu selle kompleksi plaani peal ka selles osas, mis siit meie sellest praegusest pildist välja näeb, ei ole kusagilt välja lugeda, et oleks olnud mingi selline spetsiaalne koht kahjuks. Ja täpselt samamoodi ei loe seda välja ka, see on natuke see kehva kaart, see on nüüd 1795. Mul ei olnud kahjuks korraliku suure resolutsiooniga pilti panna siia. Ei ole ka siin näha tegelikult ühtegi sellist hoonet. Küll aga on üldiselt, eks ole, jälgitav see õunaaed sama koha peal ja pargi osa, aga ma tuleks korraks veel tagasi selle eelmise kaardi juurde, mul oli sellega seoses nüüd mingi mõte. Tõenäoliselt köögikirjaaed oli nüüd õunaaiast põhja pool. Et see on see puutingmärkidega piiratud ala seal. Päris kindlalt ma seda lubada ei saa, aga sellised hilisemad märkmed just nagu viitaksid sellele, et ta võis seal olla. Nüüd 1806-7. aastal koostati Palmse mõisa maavaldustest päris korralik atlas ja toimus korralik maade mõõdistamine
ja sellest ajast on teada, et puuviljaaed ja park, see on siis see, mis on tähistatud väikese P-ga, hõlmasid kokku natukese üle 2 hektari pinda ja köögiviljaaed olevat olnud siis ligemale hektari suurune, nii et kokku umbes 3 hektari. Kus kohas ta päris täpselt asub, ei selgu ka siit, aga taas ma arvan, et see võib olla nüüd nende 2 hoone, see ülemine valge katusega pikem maja on Härjapall. Ja võt see siin võiks nüüd tõenäoliselt olla seotud aiandusega, see hoone, kuigi taas tema kohta ei ole mitte mingit kirjapanekut, mis see on, aga kuna ta asub siin Lõuna-Aia servas ja tegelikult on selles kalendris, see oli 1783. aastal, kui mu mälu mind ei peta, on märgitud, et on kasvumaja. Tõenäoliselt siis triiphoone algus on ehitatud. Ja küllap siis see on see, kus neid sidruneid ka siis mingil ajal kasvatati. Pamse puhul on muidugi see, eks ole, et ma alustasin täiesti 18. sajandist. Ega me ei tea, aga on tõenäoline, kui me räägime vanast aiast, et siis võis olla ilmselt mingi aeg ka 17. sajandil, päris kindlasti oli vähemalt köögivilja, ja võib-olla oli midagi ka 16. sajandil, kuni 16. sajandi alguseni mõisa maad kuulusid kloostrile. Tõenäoliselt nunnad vajasid ka toitu. Aga loomulikult selle kohta puuduvad igasugused andmed, need on lihtsalt sellised spekulatsioonid, kui neid üldse teha. Küll aga nii palju, kui ma olen näinud 17. sajandi mõisate kohta tehtud kaardivisandeid, siis seal on mõisa südame juures neil kõikidel ikkagi köögiviljaad alati ja ka puuviljaad ära märgitud tegelikult. Nüüd natukese rohkem ja köögiviljaad, kus juures tasub siis juhtida tähelepanu, eks ole, oli sisuliselt kujutatud 3 tükis. Kolmes tükis, mis, kus ja kuidas kasvatati, loomulikult jälle paraku teada ei ole. Nüüd natukese rohkem infot on 1840. aasta kaardi peal. Ja siin on korraga ilmunud triiphoone enam-vähem samasse kohta, kus ta on tänapäeval. Nii et ilmselt see on siis selle, võeti siis praegune triiphoone võib olla ehitatud selle vundamendi peale. Ja teine triiphoone tähistusega I on pargi servas. L oli üks laohoone ja on siis tehtud selle päikesepoolsele küljele. Nüüd aed, nagu te näete, on vahepeal ka park, on läbi teinud terve hulga muutusi. Prantsuse pargist on saanud Inglise park ja ka Lõunapuu aias on tegelikult see geomeetria üsna oluliselt rikutud ja Lõuna-aiaga on liitunud siis nüüd, eks ole, see põhjapoolne ala. Ka see keskpunt, kus varem oli selline kena rommikujuline moodustis, tuleme taga korraks tagasi, rombikujuline ilmselt siis muruplats või midagi sellist,
on nüüd ära kadunud ja tegelikult on teada, et 19. sajandi teisel poolel kasvas siin keskel suur pärn. Ma nüüd üritan mõelda, ega teda ju praegu vist on alles. See ei ole alles, aga see on istutatud sinna uuesti. Selge. Ja siin all oli siis istepink. Aia peavärava kõrval olevat olnud nõnda nimetatud parunihärra õunapuu Antonovka. Kas see oli siis esimene, kus ta õunad kätte sai või siis see, mis talle kõige rohkem maitses, seda ma ei tea. Aga noh, küllap nad siis maitsesid pigem. Et 19. sajandi teisel poolel olevat kasvatatud aias siis taas, eks ole, võib-olla oleks nii palju, et nüüd selle aia põhja külge ja nagu aeda ümbritses müür, see ehitati 1770. aastate lõpus ja siin müüri ääres olevat kasvatatud siis neid luuviljalisi loomid, kirsid, ka muuseas murelid juba 18. sajandist, ma ei tea, kas ma neid nimetasin ennem, ja kasvatati ka kultuursarapuud, mis olevat olnud oluliselt suuremate viljadega kui siis need metsikud suguvennad. Aia ääres olid ka kollased ja punased vaarikad ja tagatipuks siis ka mitmesugused sõstrad, punased ja mustad ja valged. Nii et ja siis keskel nende platside peal kasvasid õuna ja pirnipuud. Nüüd veel üks ilus kaart on, siin on jäänud aasta ära panemata, on 1759. 64. aastast. Seda kaarti Rahvusarhiivist ei leia, küll aga leiab selle muisis, see on siis Eesti muuseumide infosüsteemist, kui otsida Virumaa muuseumide koha pealt, Kalmsel mõisa kaart oleks märgusõna. See on see kaart, mille originaal asub meil mõisas, ehti Virumaa muuseumides. Ja see on parandus 1859, 1700. Vabandust, ja muidugi 1800. Silmi. Aga jah, et kui siin ennist käis läbi väljend Treifhaus, triiphoone tähenduseks, siis tegelikult siin kaardi peal kutsutakse teda Treibereiks, et ta võib ka sellise nimetuse all täiesti läbi minna. Ja väidetavalt nüüd lisaks sellele Treiberaile siin, see Treiberai oli, ja näitan pilti, oli tegelikult kolmeosaline. Et tema on siis nüüd ka see ühepoolne, ma kasutan kohe ära seda teadmist, mis nüüd niiviisi tuli, eks ole. Ja olevalt olnud nii, et tema ühes tiivas kasvatati persikuid ja teises tiivas viinamarju ja sidruneid. Ja nüüd siin keskmises kõrgemas osas olid palmid, loorbeeripuud ja nüüd ma pean küll spikerdama, aga sidrunid olid seal keskel, vabandust. Ja väidetavalt olevat, loorberid kasvasid suurte pottide sees ja loorberid olevat siis suveks toodud välja ja kuna mõis oli vahepeal saanud endale elumajale laienduse, uue tiibhoone, siis need loorberid toodi siia selle tiibhoone ette suveks. Aga võt kummale poole ma ei oska jällegi öelda, aga ma ise kujutan ette, et võib ikkagi siis sinna pargi poole äkki. Et
kahjuks ei ole selle kohta ühtegi pilti, hästi ilus pilt sellistest kotti istutatud loorberitest, mis mul endale kohe ette tuli, on tegelikult Tallinnast. Seal merepuieste ääres oli Eesti, kuidas ta oli siis, Rosenjakoo piirituse puhastuse vabrik. Ja võt selle vabriku piirituse meister elas vabriku korteris, see korter avanes sinna hoovi peale, tööstuse hoovi peale, sisehoovi, mitte tänava poole, vaid sisehoovi. Ja temal oli selline komme, et ta tõi oma loorberid samamoodi kevadel tõstis potidega välja ukse kõrvale ja sügisel viis tuppa tagasi, nii et kui ta koju läks, siis ta läks sealt loorberite vahelt läbi niiviisi. Ta oli ise ka fotograaf, nii et need on tema enda fotokalood, ma ei suuda praegu meenutada seda nime. Juhuslikult tuli meelde, kui loorberid sai mainitud. Et sellised suured potid ja siis need puud kasvasid seal üksed natuke suured inimesest kõlgenud. Hästi ilusad. Nüüd väidetavalt olevat siin Härjapälli poolseks küljes olnud, ma nüüd pean ütlema küll kasvuhoone vist või lavad. Kumb see nüüd õigem on? Lavad. Ja seal kasvatati tomateid, kurke, mitmesuguseid selliseid varajasi köögivilju ja siis veel ka taimi ette. Kuna nüüd on näha, eks ole, et Gemüsekvartal ehk Juurvilja aeg on kolinud lõunaaiast lõuna poole, varem oli see märgitud põllualana ja osaliselt Juurvilja aiana. Et nüüd on ta täiesti sinna üle kolinud, et siis juurviljad tulid sealt ja kõige naljakamal kombel, ei näe küll selle kaardi pealt, aga näeb eelmise kaardi pealt, mõisa juurvilja kelder, vabandust, see on välja lõigatud, oli sellest tiigist, ülemisest tiigist kõrgemal. Hiljem oli sama vahe, võib-olla siis paremini näidata, oli jääkelder kaiskelder on seal näha. Nii et juurviljad veeti sinna juurviljakeltrisse ja sealt siis juba köögilauale. Nüüd kasvuhoone, millest siin ennist juttu oli, paiknes siis siin aia teises servas triikhoone vastas ja 20. sajandi alguses olevat seal küll kasvatatud põhiliselt lilli, krüsanteeme, asaleasid, asparaaguseid ja endiselt oli Palmse mõisas puukool, nii et tegelikult olevat Karl Magnus ja Alexander von der Pahlen on tuntud selle poolest, et nad 50-ndatel ja 60-ndatel, 1850-ndatel ja 60-ndatel hakkasid täiustama talurahva arhitektuuri. Ehitasid oma talumeestele rehehoonest eraldi maju, üritasid algselt sellist majatüüpi sisse viia korstnaga, kus rehi oli siis eraldi, teise katuse all. Talurahvale see väga ei meeldinud ja siis nad üritasid täiendada rehehoone tüüpi ja ehitasid sinna korstnaga reheahje ja suurendasid neid maju, et tegelikult ühes korralikus rehemajas oli lõpuks mingi 160 ruutmeetrit elamispinda. Kui te kujutate ette, mina elan oma 5-kohtses majas 53 ruutmeetril, aga talurahvas, neil oligi rahvapruumi, need olid pered ka suurem. Aga see ei ole tähtis, tähtis on tegelikult see, et 19. sajandi lõpupoole ja 20. sajandi alguses oli Palmse mõisas aednik Madis Veidemann, kes tegelikult siis parunihärra käsu peale käis talude ümber kaaba rajamas aedu. Et selle kohta meenutas, oli vist Saetalu pererahvas, et
et nad hakkasid endale ehitama uut elavat. Ma pakun, see oli kusagil 1880. lõpp või 90. algus. Ja siis olevat mõisnik öelnud, et Gustas, sa ehitad endale uut maja. Kuule, ma saadan sulle aedniku, jäta aia jaoks karuni. Ja mõtles, et karun viskab nalja. Aga ei läinudki palju mööda, kui ühel kevadel oli aednik kohal, istutas maja ümbruse täis ja ma ei teadnud, kas tohib seda üldse öelda. Selles aias on ka üks selline kergelt tähelepanuväärne puu, üks tamm. Selle istutasid talusulased. Äkki keegi haarab kirve ja läheb seda ruttu maha raiuma. See istutati Puuri sõja mälestuseks 1903. aastal. Teate, eks ole, Lõuna-Aafrikas sõdisid Puuri tinglastega ja seal oli selline põhimõtteliselt võitlus käis selle üle, kes saaks vaeseid neegreid rohkem rõhuda. Ja talusulased istutasid Puuri sõja mälestuseks tamme, see oli Eestis väga populaarne sõda. Ma tegelikult siiamaani mäletame, kuidas vanaema laulis mingit unelaulu, kus sees olid sellised ilusad sõnad, et Transvaal, mu kodumaa, suu eest tahaks surra. Aga Transvaal oli üks Puuri riikidest, mille inglased ära valutasid. See tamm võiks seal täna alles olla, aga ta on natuke selle 100 aasta vana, see ei ole tamme kohta mingi eluliga. Ma ei ole käinud otsimas, ma tegelikult ei teadastan. Aga nüüd läksin vist natukese liiga kaugele asja juurest ära. Et mis siin veel, võib-olla nii palju, et kogu see kasvu või siis laade ja ilmselt selle riikhoone kompleks oligi seotud selle härjatalliga, sellepärast, et sealt tuli sõimik kohe kätte saada üsna lähedal. Nii palju veel läks täiesti meelest ära. 19. sajandi alguse päevikutes olid siis ka mõned märkused selle kohta, mis siis tegelikult riikhoonesse maha pandi. Ja seal on hästi lakoonilised märkused. Aednik Jüri tuli, nüüd vaatan õige kuupäeva, mida äkki valetan teile, tuli 21. veebruaril ja alustas aias tööd. 26. veebruaril aeda veeti sõnnik. Ja siis 28. veebruaril külvati maha melonid, arbuusid ja salat. Paraku ei ole kirjutatud nendes märkmikes, kas siis saakiga saadi ja kui palju saadi. Aga ilmselt nad süüa sündisid, et neid külvati sellepärast, et need sissekirjutused algavad 1804. aastast ja viimane sissekirjutus aedniku kohta on 1809. Märkmikud ise, või need sissekirjutustega märkmikud, viimane on pärit 1817. aastast. Küllap see aednik käis ka hilisematel aastatel edasi ja külis seemned maha, aga seda lihtsalt ei peetud ilmselt võib-olla nii oluliseks üles tähendada. Või olid seal mingid muud põhjused, ma ei oska öelda, aga neid sissekandeid nagu päriselt kõikides märkmikes ei ole. Nad ongi natukese heitlikud, need märkmikud ka selles mõttes, et ühel hetkel on üles kirjutatud ainult kõik, kes külas käisid ja kirjade saatmise ja tulemise kohta. Teisel hetkel on jällegi seal 1780. aastatel on hästi palju aiandust puudutavaid asju. Kusagil sealt 1890-ndatest on põhiliselt põlluharimine, saab teada palju sõnnikut põllule veeti. Ma ei saa sinna midagi parata, maalaps. Meil kodus sõnnikut ei vedanud keegi, et ikka veeti seda teist asja põllule.
et koolis õpetaja ka esimeses klassis küsis laste käest, et millega teie vanemad tegelevad. Ja kui isani asi jõudis ja ma ütlesin ka, et isa veab sitta, siis sellest tuli suur skandaal. Ema kutsuti kooli ja kuna ma olin katseajana võetud 6-aastaselt kooli, siis taheti koju saata, et ei oska käituda. Aga noh, see selleks. Vot sellised lood. Aga eks ta sai vist natuke selline heitlik ja hüplev, aga võib-olla te küsite midagi. Nii, kas on küsimusi? Ma annan pliiatsi tagasi enne, kui ma tasku panen. Jah. Ma ise mõtisklesin, et mulle küll meeldib sobib see parun, kes saadab oma aednikku mulle niimoodi hommikul aeda ja see istutab kõik taimed ära, et ma võtaks kohe sellise parunikus aednikuga. Et jah. Aga... Kas see tarunik oli kohustatud need taimed siis või need saadused siis parunile tagastama? Ei. See tehtigi talule. Tähendab, hooldama pidi ikka ise, jah. Aga üldiselt see oligi selline aeg, ma pakun. Sellepärast, et ma olen lugenud ka näiteks Kunda mõisa kohta, et Kunda mõisnik jagas oma puukoolis oma talumeestele, jagas tasuta isikuid. Lihtsalt, et need kasvataksid, et nad oleksid, teeb ju maja ümbruse ilusamaks. Ja ilmselt nad andsid ka mingid know-how'd kaasa ja õpetasid tegelikult, kuidas seda teha. Ja see oli juba päriseks ostmise aeg? See oli nii ja naa. See, mis oli Saeperega, minu arust see juhtus juba pärast päriseks ostmist. Et tegelikult talu ei olnud enam ammu mõisa oma, aga mõisnikule lihtsalt, kui ta nägi, et peremees ehitab uue maja, siis oli ju uhke, kui saab maja ümber ka kohe aia teha. Aga selline aiaplaanidega asi oli 1840-ndatest hakkas see elujärje parandamine, aga näiteks Vatku oli juba koos aiaplaanidega hoonete ehitamine 1860-ndateks. Muidugi Palmse mõisnikud olid erakordselt lahked ja taudvahel. Läbi aeg. See on siuke ilus legend. Võib-olla, ma ei tea, näiteks see sama Hans von der Pahlen, keda sai korra nimetatud, elas üle nii taluperemeeste kui ka sulaste mässu. Nii et sõjavägi oli mõisas ja mehi peksti, et nad läheksid öist vette peksma. Samal ajal Karl Magnus von der Pahlen oli tõepoolest väga hea mõisnik. Aga tal oli üks väga lihtne võimalus hea olla. Ta oli riigiametis ja ta sai oma 1812. Aasta Isamaasõja vägitegude eest sai päris korraliku riigipensioni. Tal ei olnud vaja oma talupoegad 7 nahka maha lüürida. Ta sai hakkama. Aleksander von der Pahlen, kes jätkas isa eluviisi, aga kellel riigipalka ei olnud, oli hea parun täpselt senikaua, kuni ta pankrotti hakkas minema. Paraku ta läks pankrotti nii, et poeg võttis talt mõisa üle. Õnneks olid need võlausaldajad, olid kõik nagu sõbrad, sugulased ja tuttavad. Nii et talt mõis käest ära ei läinud, talt läksid ära Vaida ja Arbavere, Palmse jäi alles. Aga kuna ta ei tulnud täiesti konkreetselt mõisa majandamisega toime, siis anti mõis poeg Aleksisele, kes tuli ekstra sellega pärast ära Peterburis teaduste akadeemiast, oli Peterburi ülikoolis geoloogia professor. Tuli siia mõisa pidama. Ja võt tema kohta jällegi kirjutatakse, et võt vanaparun see oli heamees. Aga võt Aleksis, see oli paha. Et ta ise küll midagi ei öelnud, aga tal olid nii tigedad kupjad, kes sundisi. Ja tema ei olnud nagu niisama. Kui varem mõis kinkis koolimaja alla maa ja veel seda teist ja kolmandat, siis Aleksis ajal sellist asja enam ei olnud. Siis pidi kõik ära osta. Lihtsalt nii oli. Ja hilisemate parunitega olid ka oma probleemid. Ja Gustav von der Pahlenit ägardati sellega, et tal lõigatakse munad maha, kui ta ülatüdrukuid rahul ei jäta. Nii et ta siis jättis. Sellist üldsi ka siia triiphoonete vahele. Aga ma
ma ütleme praegu suur aitäh, aga ma saan aru, et ka sina oled natuke aega veel meil siin. Senikaua, kuni lapsed kannatavad laadal käia, senikaua olen. Selge, et saab pärast küsida, aga suur aitäh meile siia tulema ja Põhja-Eesti Võrdlustikust, see on Põhja-Eesti esindusjook aastal 2018 valitud, nii et võimalik see